tere, ammu ma juba pole midagi tõsist vaatanud. Mõtlesin, et polnud aega ausalt öeldes, aga jah, mõtlesin, et vaatan, et tänapäeval nagu on nii palju huvi tundvaid inimesi selle vastu, et mis siis, kas siis see sõda lõpeb või ei lõpe, eks ole, mis saab. Et mõtlesin niimoodi. No ühesõnaga, ma ütlen niimoodi, et esimest kaardid, mis ma välja võtsin, ega nad esimesed, ütleme nagu kolmeks jagada selle aasta, eks ole, siis kõik kõige lõpus näitab sellist, kui enne seda näitab kurbus sellist ja ikkagi sõda, siis selles viimases, ütleme, kui see on siis 4 kuud, eks ole, viimased 4 kuud on ju, et näitab, et asi nagu ei näita, et lõpeb, aga näitas kaarti, mis ütleb, et see on veel nagu saladus, et ei ole veel teada täpselt. Vot, siis näitas ka muidugi, kui vaatan teisi kaarte, et ka kui kolmeks jagada aasta, siis need viimased 4 kuud, et tuleb midagi uut ja võimalik, et mingid läbirääkimised tulevad. Ja sõltub neist nagu hästi palju, et täiesti uus nagu mingi võimalus seoses selle sõjaga. Ei näita täiesti lõppu mikski pärast, aga midagi uut näitab. Vot, ja jällegi selline kaart, et esiteks ta näitab muidugi riigiasutust, mis on täiesti normaalne, mõistlik, ja teises mõttes see näitab, et kui tulevad läbirääkimised, siis nad tulevad sellised, ütleme, et õiguslikud, et see, kellel õigus umbes, et see nagu võidab nendes läbirääkimistes. Ja ma vaatan väga palju, et siin on jube palju sellised kaarte, mis räägivad nagu kahepoolsest nagu ühesõnaga kommunikatsioonist, et siin ei ole sellist, et näiteks üks pool ainult, ühes pooles sõltub, kas ta võidab või ei. Siin on just, et siin sõltub kahepoolsest arvatavasti läbirääkimisest. Hästi palju selliseid kaarte, kus on just 2 energiat. Ja ütleme niimoodi, et läbirääkimised on võimalik nagu mingit sellist konsensust on siis ainult võimalik leida, kui see on nagu rahaliselt kasulik kellegile, et see peab nagu kasulik olema, et siin on nagu rahakaardid ka, vot, et jah, ühesõnaga, aga siin nagu veel need, ütleme 8 kuud või kui palju see tuleb nagu, 7 kuud olla, eks ole, siis praegust on veebruar. Et tuleb veel kaalust ja palju magamata öid ja see on tõesti jube stress nagu selline veel ees.
selle ees nagu, kui need võimalikud läbirääkimised võivad tulla. aga jah, see läheb kõik hästi ainult siis, kui see on, ma ei tea, riikidele, kes on seal mängus rahaliselt kasulik. Et vot niimoodi. Aga jah, et kirjutage ja vaatame, et need igapäevased kaardipanekud, nad on teate sellised, need on hästi tore muidugi panna, paljud panevad, aga nad ei ole efektiivsed, ma ütlen teile, sest kujutage ette, kui palju inimesi on. Ja et lõbu pärast neid võiks panna, aga mul nagu lihtsalt ei ole aega selle peale ja kuna nad ei ole efektiivsed, siis nagu kahju petta lihtsalt inimesi, et nad nagu nad on vähe efektiivsed, ütleme niimoodi, seal võib küll mitu varianti panna teile, et võib nagu kui te võib-olla teil on selline energeetika, et oskate nagu valida, et võib-olla siis mängib välja, aga üldiselt ikkagi peab igale inimesele nagu kaarte panema, et vot, et proovige, kui ei usu, et võib alati öelda, et te valetate, aga proovige. Vot, jah, võib-olla ükskord te maksate 40 €, aga uskuge mind, et kui te selle ära maksate, siis te jäätegi nagu küsima. Vot, hea küll siis, ilusat päeva ja loodame kõike head ja kõike paremat, mis juhtuda võib meiega ja täiega.